Tere kõigile, mina olen Maicel Astur ja te olete vaatamas Asturi astroloogiat. Täna räägime UFC 325-st ja võtame ette 3 kõige põnevat fighti minu jaoks ja ennustame, kes lahkub puurist võitjana. UFC 325 toimub 1. veebruaril ja esimene fight, millest täna räägime, on Rafael Fiziev versus Mauricio Ruffi. Mõlemale mehele meeldib korralikult paugutada püsti, seega on ees ootamas meid hea paugutamine. Rafael Fiziev võitis viimati Ignacio Bahamondest, enne seda 3 kaotust järjest, 2 korda Justin Gaethje'ile, mis mõlemad olid ka tegelikult Fight of the Night, nii et oli räige paugutamine jällegi. Ja kaotas ka Mateusz Gamrotile, mis on niisugune nii ja naa kaotus, kuna mees vigastus oma põlve ja oli pikal vigastuspausil üle aasta põhimõtteliselt. Mauricio Ruffi kaotas viimati eelmise aasta Pariisi kaardil Benoit Saint-Denis'le. Benoit sõitis tast korralikult üle, kui tavaliselt Ruffi suudab näidata meile niisugust edevat, väga niisugust flashi stiili erinevate tehnikatega, siis Benoit niisugune pidev surve ja maadlus nullis selle stiili täielikult ära ja purustas Ruffi korralikult. Peale seda Ruffi siis muutis tiimi, hakkas tegema rohkem Volkanovskiga koos trenni ja nüüd on ka juba paar nädalat enne üritust juba Austraalias kohal ja valmistub siis viimased pingutused koos Volkanovskiga, nii et kas see annab talle midagi juurde, mida tal enne ei olnud? Mina usun pigem, et mida fight edasi läheb, seda rohkem ta läheb ikkagi tagasi oma stiilile, mille ta on harjunud. Seega, mina usun, et Rafael Fiziev suudab oma püstivõitluse ja üleüldise MMA mängu kokku panna ja võita selle fighti otsusega. Dan Hooker versus Benoit Saint-Denis. Dan Hooker kaotas viimati Arman Tsarukjanile. Peale seda üpriski kiire ümberlülitus siis ja fightib siis Austraalias Sydneys Benoit Saint-Denis vastu, kes juba nagu korra mainisin, võitis viimati Mauricio Ruffit Pariisi kaardil. Enne seda oli vahepeal mehel niisugune raske periood, kaotas paar fighti, siis ka samuti muutis tiimi, suutis teha omad vigade parandused ja nüüd on jällegi, tundub väga-väga heas hoos. Pidev survestamine, tugev maadlus, üleüldine niisugune survestamine pidevat fightides tapab tavaliselt vastased ära, aga Dan Hooker on mees, kellel see just meeldib. Ta elab nende fightide nimel, kus tuleb julmalt verd ja võitled viimase hingetõmbeni, aga usun, et Benoit Saint-Denis maadlus on see, millega Dan Hooker see fight hakkama ei saa, nii et mina ütlen, Benoit Saint-Denis võidab selle fighti otsusega. Ja peamatch on meil rematch. Aleksandr Volkanovski kaitseb oma tiitlit Diego Lopez vastu. Meeste esimene fight oli väga võrdne, mõlemad suutsid üksteist siis tabada väga hästi. See oli ka Volkanovski nii-öelda comeback fight peale seda, kui ta oli 2 kaotust järjest, kaotas Islam Makhatševile knockoudiga ja siis Ilja Topuria vastu knockoudiga, nii et väga paljud kahtlesid, kas mees üldse on suuteline enam, aga läks kõik nii nagu pidi. Peale seda kaotust Diego Lopez läks ja võitis Sean Silvat spinning elboga ja teenis välja rematchi. Mina usun, et Aleksandr Volkanovski suudab oma stiili maksma panna ja näitab meile head esitust, nagu ta alati teinud on ja võidab selle fighti otsusega. Ja siin see on. Need on minu UFC 325 ennustused, ehk siis ütlen, Rafael Fiziev võidab otsusega, Benoit Saint-Denis võidab otsusega, Aleksandr Volkanovski kaitseb oma tiitlit ja võidab otsusega. Mina paneksin oma panused neile 3 fighterile. Jätke kommentaaris, mis teie arvate ja näeme järgmises episoodis Asturi astroloogiaga.